Tere tulemast vaatama Turundustaskus järjekordset episoodi. Minu nimi on Triin Rumm, mina olen Avara turunduse õppetooli juht ja tänases saates me räägime turundusest nagu ikka, aga kuidas seda tehakse USA-s. Ja selleks olen ma palunud oma saate külaliseks Kennet Parkja. Tere! Tere, aitäh kutsumast! Rõõm, et said tulla. Ja Kennet on juba aastaid toimetanud USA turul ja selleni kohe varsti jõuame. Aga alustuseks ole hea, räägi meie kuulajatele, vaatajatele, et kuidas sinul üldse turundushuvi tekkis? Mis oli see sütitaja? Tervis kõigile, minu nimi on Kennet Parkja. Ma olen turundusstrateeg ja konsultant. Hetkel töötan Ameerika ettevõttes Ship.com, olen müügi- ja turunduse juht ning samal ajal olen ühes rahvusvahelises turundajate ja copywriterite grupis mentor. Viin läbi ka nädalasi kõnesid, vaatan inimese copisid, kampaaniaid, go-to-market strateegiaid ning eelnevalt olen töötanud paljude Ameerika suurte business coachidega, samuti erinevate e-poodidega ja kokku olen toonud üle 50 miljoni trackitavat ehk siis mõõdetavat käivet tänu enda turundustegevustele ja strateegiatele. Ja turundushuvi tegelikult tekkis niimoodi peaaegu kogemata, et ma alustasin algselt hoopis ettevõtlusega, enda e-poega, kus ma siis tegin erinevaid turundustegevusi, võib-olla isegi mitte teadlikult, et ma lihtsalt teadsin, et peab tegema sotsiaalmeediat, peab tegema e-maili, peab tegema blogi. Ma kohe ei mõelnud, et see ongi nüüd turundus. Peale seda ma liikusin müüki, tegelesin otsemüügiga ja siis üks hetk ma mõtlesingi, et kuna ma olin hästi palju müügipsühholoogiat õppinud ja ma tegin palju üks-ühele ütleme müüki, samamoodi läbi kõnede ja näiteks Zoom-meetingute, et sellesama müügipsühholoogia ja selle üks-ühele müügi võiks asendada copywritinguga, ehk siis eesti keeles on vist loovkirjutamine, mulle meeldib öelda reklaamkirjutamine, et ma saan seda sama müügipsühholoogiat rakendada ja sama ajaga jõuda paljude rohkemate inimesteni, kui ma kirjutan näiteks email listile või midagi sellist. Et ma alustasingi copywritinguga, email marketingiga ja siis jõudsin strateegia juurde. No kindlasti on see selline müügi vaade ja arusaam on turunduses hästi oluline ja vahest öeldakse, et on ka keeruline panna seda piiri, et mis nüüd on täpselt müük ja mis turundus. Aga mis sa ütleksid, et mis on võib-olla üks selline kõige olulisem asi, mis sa tänu sellele müügile õppisid, mida sa copy kirjutamises ka saad kuidagi rakendada? Ma ütleks, et jah, sul on õigus, et müük ja turundus, nad on väga-väga koos, et sellepärast minu ettevõttes ka hetkel või meie ettevõttes, et ma olengi müügi- ja turunduse juht, et ma haldan mõlemat tiimi, et tegevused oleksid kooskõlas ja strateegia oleks ühene. Et suurtemates, ütleme, mitmesaja inimeste ettevõtetes on see ametinimetus CRO, Chief Revenue Officer, et ma olen niimoodi, meil on veidi väiksem ettevõte, et Head of Sales and Marketing. Aga kõige tähtsam asi, ma arvangi, et mingi aeg koolitati väga palju turundajaid, kes keskendusidki võib-olla likeidele või impressionitele ja tegelikult need numbrid ei too nii palju raha sisse. Et ma ise olen hästi tänulik, et ma olen kogemata niimoodi võib-olla müügi pealt jõudnud siia turundusse, sellepärast et tegelikult need turundajad, kes suudavad mõelda rohkem selle ettevõtte kasule ka rahavoo mõttes, neid on turul väga-väga väärtuslikuid ettevõtted, neid otsivad. Olen nõus ja just eile lugesin Best Marketingi artiklit, kus olid CV.ee ja siis CV Keskuse esindajad, kes tuginedes sellele statistikale, et kuidas praegu turunduses on, et tööpakkumised ja nii edasi, et tõidki välja, et tegelikult sellised turundajad, kellel on see müügioskus, teadmine ja ikka suudavad tulemusi tuua, et sellised inimesed on turul väga nõutud. Yeah. Aga kuidas sul õnnestus ikkagi siit Eestist niimoodi välja saada, et USA turule turundust tegema, et kindlasti eriline, paljud ei ole sinna jõudnud, võib-olla unistavad sellest.
et jah, mis sa siis tegid või et kuidas sa jõudsid ja mitu aastat sa siis juba seal toimetad? Aitäh, et USA turul ma olen kokku toimetanud, ma arvan, niimoodi 7-8 aastat. Ja see on huvitav, sest tegelikult paljud inimesed ja paljud eestlased küsivadki minu käest, et et Ameerika ja kuidas, aga võib-olla ma ei võtnud seda kunagi nagu niimoodi takistusena või ma kunagi ei mõelnud, et see on nüüd nii raske või mingi teine turg, et ma arvan, üks eelis oli see, et ma ei teinud endal nagu mindsetis niisugust suurt asja, et see on nüüd nii raske. Ja kuidas ma sinna jõudsin tegelikult, ma olen väga palju koolitanud ennast läbi erinevate videokursuste, gruppide, community'te, ürituste Ameerikas samamoodi. Ja ütleme neid kursuseid õppides, seal oli mingi siis õpirühm alati koos, oli mingi community ja tegelikult kuna need olid rahvusvahelised kursused, siis paljud nad õpetasid ka siis klientide leidmist rahvusvahelisel turul, mis ei ole tegelikult väga palju erinev, kui Eestis ütleme vabakutseline või mingi konsultant klienti otsib. Et siis ma lihtsalt hakkasin networkima ja Facebooki gruppidest ja erinevatest community'test sealt need esimesed kliendid tulid. Ja siis sa olid nii-öelda iseenda ettevõtja, et müüsid siis USA turule? Täpselt niimoodi, et ma alustasingi siis copywriting teenuse müümisest. Ja kui jälle selle tööturu juurde korraks tulles, et meile öeldakse, et kui on ikka üle 100 kandidaadi mõnele töökohale, et näiteks turundusspetsialisti töökohale võib nii palju kandidaate olla, aga olen kuulnud, et USA kontekstis need konkursid on nii palju suuremad, et 1000 kandidaati mingisugusele heale positsioonile, et ei ole üldse nagu üllatav. Et kuidas sinu kogemus on, et näiteks see positsioon, kus sa praegu oled, kui palju oli seal neid kandidaate ja mis siis selle nii-öelda edu seal toob? See positsioon oli tegelikult ka niimoodi pooleldi networkimise kaudu isegi. Ütleme, ma ei alustanud Ship.com ettevõttes kohe juhina, et tegelikult ma tegingi neile siis email turundust ja olin täiesti kontraktor, tegin oma emaile, saatsin ära, suhtlesin turundusjuhiga, natukene suhtlesin CEO-ga ka. Ja lihtsalt kuna ütleme CEO-ga jutt klappis ja mul on alati see pluss olnud võib-olla kõigile kuulajatele ka öelda, eriti Ameerikas seda väärtustatakse, et ära karda enda ideid jagada. Et ma andsin kogu aeg, ma tegin seda emaili, aga ma natukene nägin, mis ettevõte teeb ja ma andsin erinevaid ideid ja ettevõtte juht hakkas mind järjest rohkem kaasama. Üks hetk läks turundusjuht ära, siis ma sain marketing leadiks, aasta aega juhtisin ainult siis turundustiimi ja eelmine aasta aprillis siis küsiti mult, et kas ma tahaksin ka siis müügi poolt juhtima hakata ja need tiimid, ütleme need tegevused siis kokku viia, et oleks ühtne suund. Et seal samamoodi ma alustasingi tegelikult niimoodi teenuse pakkujana. No vot, väga hea viis on ju, et kuidas saada, et kui on mõni ettevõte, mis teile on väga südamelähedane, et siis võib-olla pakkuge alguses teenust ja hiljem mine tea, et tegelikult ju, et kui on nähakse, et see koostöö sujub, et siis võib-olla nii-öelda palgata kedagi võib olla isegi efektiivsem ja soodsam ettevõtte jaoks. Jah, kindlasti. Aga kui on mingi suur positsioon, kus on ongi palju erinevaid, tahtjaid, et mul, täpselt sama küsimus küsitakse seal rahvusvahelises grupis, kus ma õpetan väga-väga palju. Et kuidas ma, enda esimese niisuguse suurema business coach'i siis nii-öelda sain endale kliendiks või koostööpartneriks. Samamoodi ma eeldan, et seal oli 1000 inimest, et tegelikult tema postitas üldse mitu miljonit jälgijat sotsiaalmeedias, ta postitas Facebooki, et ta otsib endale siis email turundajad. Ja seal oli kohe mingi 200 kommentaari ja meeldan, et nad said üle 1000 selle emaili, aga tehke midagi, mis võib-olla, inglise keeles nagu extra value või one step further või midagi, mis natukene välja paistab, et samamoodi ma panin siis neile emaili enda lühitutvustuse, mis ma olen teinud, kes ma olen, CV, aga samamoodi, kuna ma teadsin seda brändi, ma olin seda business coach'i ise jälginud.
ma kirjutasin ja disainisin ühe full emaili tema tootele promo, mida ta hetkel jooksustas. Ja ma panin selle sinna attachment'iks ja ütlesin, et free gift, et täiesti tasuta, ma tegin ühe emaili, mulle meeldib su bränd, ma olen teid jälginud, võite saata selle enda listile ja noh, ma ei küsi midagi selle eest, et äkki meeldib ja kui meeldib, siis räägime. Ja päris kiirelt helistati mulle tagasi ja oligi ainult mina ja üks inimene vist veel, kelle vahel siis valiti. Et võib-olla see, et ma siis tegin midagi natukene ekstra, mis pani siis mind, ütleme, näitas mind välja kogu sellest suurest hulgast inimesest, kes lihtsalt tõstavad käe, et mina tahan, et see aitas mul sinna jõuda, et ma olin ise ka, et vau, et see oli niisugune suur hüpe. Ja see ilmselt ei olnud sinu jaoks ka väga raske, et kuna sa olid nii hästi kursis Jah, selle brändi täpselt. ja kõikide nende asjadega. Et noh, see ühe emaili kirjutamine, see võtab ju sama palju, kui sa cover letterit kirjutad või midagi muud. Väga äge. Aga kui sa nüüd võrdled näiteks turundust Eestis ja turundust USA-s, et mis sa tooksid välja, et mis on võib-olla selline kõige suurem erinevus ja kas on midagi sellist, mida USA-s tehakse kuidagi palju paremini kui siin meil? Kõige suurem erinevus, ma arvan, on kiirus. Et seal ikka, ütleme, liigub kõik massilise kiirusel. Minu jaoks isegi vahepeal samamoodi liiga kiiresti, et ma tahaks ka ikkagi kvaliteedile pühenduda, aga pigem 80% on kõik kvantiteet, et seal ei ole nii, et sa nüüd mõtled võib-olla ühte võitvat kampaaniat pikalt, vaid idee on selles, et sa proovid järjest kampaaniaid ja üks võidab. Et ma arvan, et see on natukene erinevus Eestiga. Eestis on, ütleme, muidugi agentuurid, et noh, neil ongi pikad kontraktid ja tahetakse, ütleme, hea kampaania panna, aga kuna Ameerikas on turg lihtsalt niivõrd suur ja võib-olla raha on rohkem, et siis see testimine, sealt testitakse palju rohkem kui Eestis. Seda ma ütleks kindlalt. Aga kas siis seda ei ole, et just kui sa hästi kiirustad, et siis võib-olla paned raha nagu, või kulutad raha kuidagi mitte väga eesmärgipäraselt? See on minul ka natukene kogu aeg tagaplaanil, et mina ikkagi natuke pushin enda tiimiga, et oleks kvaliteeti ikka ka, aga pigem öeldaksegi, et eriti nüüd, kui on AI ja kõike saab palju kiiremini teha, et meil ütleb ka ettevõtte juht, et selle asemel, et inimene arvab, et tihti ju turundaja arvab, et ma teen hästi hea asja või turundaja, ütleme, falls in love eesti keeles, hakkab armastama enda ideed, aga tegelikult me ei tea, kuidas turg sellele ideele reageerib. Et seal on pigem see filosoofia, et lihtsalt testi ja sealt testidest tuleb välja see võitja ja sa jõuad sellele kiiremini, kui see, et sa mõtled 6 aega, launchid mingi väga hea idee, vaatad, oi see põrus, nüüd mõtleme 6 aega, launchime teise väga hea idee. Et pigem launchi järjest ja turg ütleb sulle, mis on see hea idee. Ja siis see, mis siis tuleb välja, et on hea idee, et siis sellele saad lihtsalt raha või eelarvet juurde panna. Sellele siis suunatakse fookus. Võib-olla, et siin paremini mõista ka, et see ettevõte, kus sa siis praegu toimetad USA-s, et millega see täpselt tegeleb? See on software ettevõte, tarkvara siis ettevõte ship.com, väga hea domeen, väga hea nimi ja me keskendume siis paki saatmise automatiseerimisele, e-poodidele ja ettevõtetele, et B2B, ütleme põhiliselt. Ja meie ise pakke ei saada, aga meie olemegi software, et kui sa kasutad Shopify'd või mingit muud platvormi, Walmart ja Amazoni, et sa saad meiega ühenduda, kõik orderid või siis ütleme e-poe ostud tulevad meie platvormi. Meil on siis ütleme partnerlused USA suurimate pakisaatjatega, USA Post ja UPS ja meil on väga head hinnad nendega, et ettevõtja saab siis kiirelt, odavalt, automatiseeritult pakke saata meie kaudu. Ja seda seal turul ilmselt tehakse väga palju. Jah, seda tehakse palju, et meil on ka mitu suurt konkurenti, aga pakisaatmist on kõigil vaja. Ja eks siis B2B turundus on see, mida teie tiim siis kõige rohkem teeb. Täpselt. Kas sa võid öelda, et mis on see kõige efektiivsem kanal teie jaoks? Kõige efektiivsem kanal, ma olen alati nagu seda meelt olnud või mulle meeldivad samuti hästi palju out of the box ideed,
et näiteks eelmine aasta müügitiimiga me leidsimegi selle, et noh, meil on muidugi kõik turundustegevused on paigas, igalt poolt tuleb natukene, aga eelmine aasta just ma siis suunasin müügitiimi, et me hakkasime minema siis ütleme suurte platvormide või suurte ettevõtete siis järgi, et enterprise dealid, et sõlmida leping kellegi sellisega, kes saab meile, kellel on võib-olla 1000 või 5000 või 10 000 siis e-poodi või kellel on 1000, 5000, 10 000 siis nii-öelda home business owner'id, mingid grupid, kes saadavad pakke, et muidugi me ütleme, teeme turundust ja ootame neid +1 seda inimest +1 poodi, aga müügitiimiga me jahimegi siis neid enterprise kliente, et me saaksime ühe suure diili ja nemad siis ütlevad, et nemad on partnerluses Shipiga ja nemad soovitavad siis meid kõigile enda tuhandetele siis ütleme, mitte jälgijatele, aga ütleme koostööpartneritele. Et me saame siis ühe müügiga siis sisuliselt 1000 või 5000 subscription'it juurde. Kas Eestis on mingi sarnastel põhimõtetel toimetav ettevõte või? Eestis ma ei oskagi öelda, et ma ei tea, kas Eestis Et ühesõnaga pakiettevõtted, Smartposti ja Omniva ja need on midagi muud? Jah, ongi, et meie oleme need, kes siis partnerluvad Smartposti ja Omniaga, ütleme näiteks nagu vahendame, et sa näedki meie süsteemist kõiki neid korraga koos, sa saad kõigilt väga hea hinna ja sa ise valid, keda sa hetkel just kasutad. Et võib-olla kuulajad teavad, et ma ei tea, kas siin Eestis on üks ettevõte, kes koondaks kõik turupakkujad ja samamoodi automatiseeris liidestaks ära siis Eesti e-poe platvormidega näiteks. Kui ei ole, siis keegi saab äriideesid. No loodame, et kuuletakse siiamaani. Okei. Aga kas on nüüd midagi sellist, mis sa tunned, et eestlased on kuidagi paremad või et millest USA turundajad võiksid siis šnitti võtta? Ma arvan, et eestlased ja eurooplased üleüldse, nad on natuke rohkem organiseeritumad. Et meil ikkagi jah, me oleme täpsed, organiseeritud, võib-olla sellepärast me jahime võib-olla natuke rohkem kvaliteeti ka, et Ameerikas ongi, nagu ma ütlesin, väga kiire on see töötempo, väga palju testitakse, väga palju on nagu output ja samamoodi selle outputi juures siis võib tekkida natukene kaos või tehakse asju, ütleme, ongi lihtsalt iga päev on nii palju asju, et pea ongi natukene laiali. Et ma arvan, Eesti turundaja suudab olla natukene süsteemsem, mõelda läbi, mis on nüüd need tegevused, mida nagu tegema peaks. Et kindlasti palju Ameerikas on ka seda haipi, ütleme, et teeme kõiki asju korraga ja kuidas, et läheb nii, kuidas läheb. No sul neid põnevaid kogemusi kindlasti on palju, aga kas sa oskad välja tuua ühe näiteks mingisuguse kogemuse, millest sa oma senise karjääri jooksul oled kõige rohkem õppinud? Üks kogemus, milles ma olen kõige rohkem õppinud, see on nii raske küsimus. Kohe mõtlen siis mõtled pigem kliendiga suhtluse poole pealt või mõtled kampaaniate poole pealt? Mis sa nagu tunned, et on olnud kuidagi siuke õpetlik või kasulik? Et... Võib-olla nüüd ongi pigem hiljutisest ajast, kuna ma juhin ka nüüd müügitiimi ja ongi, me lähme siis eesti keeles, ma ei oska öelda, kuidas enterprise on eesti keeles, suur kliendid ütleme. Et võib-olla jah, hiljuti, mis meil tuleb, ongi lihtsalt see läbirääkimine, et kui kaua ikkagi need suured diilid aega võtavad, et jah, me elame siin AI maailmas ja kõik skaleerivad oma ettevõtteid väga kiirelt, aga meil ka, et ütleme, saadagi niuke suur partner, üle $1 miljoni diilid on ka, et seal läheb ikkagi 6 kuud, saad edasi-tagasi jutuajamist, 10, 20, 30, 40 miitingut, ühe inimese, kõik juhtkond, ühe ettevõtte juhtkond, teise ettevõtte juhtkond, et see, ütleme, näitab ikkagi, et jah, meil on, ütleme, turundus, meil on sotsiaalmeedia, meil on AI, kõik niuke tehis, aga see inimeste, ütleme, suhtlus, inimeste lugemine, inimeste psühholoogia ja see vahetu ikkagi, ongi lepingule alla kirjutamine, et see ikkagi inimeste puhul, ütleme, on ja jääb, ma arvan. Jaa, kindlasti.
ja noh, see on niisugune asi, mis ilmselt nõuab ikkagi harjutamist ja Mhm. et seda võib koolis õppida, aga ikkagi päris elu on midagi muud. Jah, ja peab hästi patient, rahulik olema, et hästi kannatlik olema nendega. Ja ma kujutan ette, et sa oled üsna palju juba sellise AI ja automatiseerimisega kokku puutunud. Et mis on võib-olla sellised turundustegevused, et kus sa praegu kõige rohkem AI-d kasutad või seda väärtust kõige rohkem näed? Me kasutame peaaegu, ütleme, igas aspektis oma turundusest, et meil on ettevõtte juht on ka kuulus USA ettevõtja, ta on varem suuri ettevõtteid müünud, et ta on alati, ütleme, võib-olla isegi liiga nagu nendes uutes trendides, et meil on täiesti ta lükkab kogu aeg, et peab kasutama, kõike tegema. Et ma arvan, kõige esimesena või kõige lihtsam, kõige parem, kõige kiirem on kohe ikkagi numbrite kõik analüüsid ja prognoosid ja kõik need asjad ära automatiseerida, sest vanasti turunduses numbrite mõõtmine on tähtis, numbrid ütlevad, mis töötab, mis ei tööta. Ja vanasti see võttis väga palju aega, eriti kui on raskem äri, kui sul ei ole kohe, et ongi leht ja keegi ostab ja kohe on ost käes, võib-olla sul on seal mingi prooviperiood, võib-olla on seal saad üles minna ülemisel astmel, alumisel astmel, et väga raske oli vanasti neid numbreid kogu aeg siis hoomata ja mõelda, mis siis õige on ja otsida, et AI suudab kindlasti kõik need süsteemid ühendada, olgu see siis sinu ettevõtte back-end ehk siis ettevõtte süsteemid, CRM, Google Analytics, mis iganes, et ta suudab kõik need kokku panna ja sa saad väga kiirelt sealt vastuseid enda küsimustele. Aga teie ettevõttes ilmselt on ikkagi täitsa niisugused IT-inimesed ka olemas, et kes saavad ju aidata ja juurde mõelda, võib-olla seal ikkagi ise midagi veel koodijupikese juurde kirjutada, kui vaja Jaa, on. seda kindlasti, aga enne võib-olla oligi, et me turunduses, mina eriti, et ma käisin nii tihedalt IT-ga läbi, et meil on nüüd seda numbrit vaja ja palun otsige mulle see asi ja mingi täpsem number, mida võib-olla varem ei olnud nii palju vaadatud ja kuna meil, ütleme, ettevõtte see codebase on päris raskelt üles ehitatud ka. Me ei ole mingi muu platvormi peal, et me oleme nagu ise üles ehitatud, et siis ma alati käisin IT-d tüütamas, et nüüd on mingid numbrit vaja. Aga kas sa saad meile tuua näiteks või ühe mingi näite, et mis on hiljuti selline asi, et mis sa oled tänu analüütikale vaadanud, et okei, et see toimib meie puhul väga hästi? Vaadanud palju, aga võib-olla ongi kiirendanud protsessi näiteks hetkel, mida me teeme. Ma tulin just Vegasest see nädal, et me olimegi nädal aega seal, AI oli päris suur fookus ja me üritamegi, ei tea veel, kuidas see töötab, eks näis, aga me üritame siis kogu Google Ads turundust, ütleme, mis on väga suur kanal meil. Me üritame seda siis AI-ga ära automatiseerida, et nii, et AI, et üks agent ja AI loeb ise numbreid, AI teab ise, mis on hea, ta teab kogu meie ajalugu ja samal ajal ta ise kirjutab siis uue kampaania ja testib neid kampaaniaid koos, et üleile tegelikult esimene see, nägime siis seda esimest kampaaniat, mida AI ise kirjutas ja laivi viskas. Et me üritame nii-öelda kiirendada, et meil, nagu ma ütlesin, et ettevõtte juht ka natukene isegi, me oleme tavaliselt asjadest ees ja mina olen see, kes tahaks kogu aeg seda kvaliteeti ka seal, et kõike ei pea kohe ära automatiseerima, et väga palju, mis ma näen LinkedInis ka, et AI ongi, et automatiseerime, ehitame enda meilikeskkonna, ükskõik mis asja, aga kas see tegelikult on väärtuslik, kas see tegelikult lisab ettevõttele väärtust juurde, aga tema filosoofia on see, et kui me oleme seal esimeste hulgas, et meil tulevikus on palju lihtsam, et me oleme teinud ka palju projekte, mis võib-olla ei olnud nii head, aga selle Google Adsiga ka, et kui siis me saame sellise töötava mehhanismi, muidugi inimene, meil on Google Ads ekspert, kes seda asja üle vaatab, aga kui me saamegi niimoodi, et ta hommikust õhtuni suudab kirjutada ja testida ja split-testida uusi kampaaniaid, et siis see on palju kiirem, kui jällegi, et inimene vaataks manuaalselt numbreid, inimene leiaks, mis on need head, inimene kirjutaks ise uued kampaaniad, inimene seadistaks ise uued kampaaniad ja nii edasi, et selle me üritame kõik automatiseerida.
et siit samamoodi eelmine aasta näiteks, kui tegelikult ei olnud veel nii palju neid agente ja asju, et Claude näiteks ei olnud coworki ega ei olnud midagi, pidi ise ehitama neid workflow'sid, et juba eelmine aasta, räägin siis väikse ebaõnnestumise ka, et eelmine aasta keskel siis võib-olla suve paiku, 2025 suve paiku, et me olime üks esimesi võib-olla isegi, kes me automatiseerisime terve sotsiaalmeedia. Ei olnud hea, kuna see AI graafiline disain ei olnud nii hea, aga me tahtsime proovida. Aga meil ongi, kes teab platvorme N8N, N8N ja Make, et me kirjutasime seal siis kõik pikad, ütleme, workflow'd ja meil oli siis kalender ja kalendrisse sain mina või keegi teine turundustiimisse enda sisendi, et mis postistust tahaks. AI tegi ise postitused, ise teksti, ise pildid. Me saime siis valida, kumb on võib-olla parem või siis ta ise valis, kumb on parem ja siis ise postitas ka. Et me tegime siis eelmine aasta juba siis siukse ise postitava aju. Ütleme, see ei toonud tulemust, sellepärast, et need pildid oli selgelt näha, et see on AI ja et see ei ole hea. Aga jällegi me õppisime palju ja eesmärk oligi ettevõtte juhi poolt lihtsalt suunata, et proovida midagi sellist automatiseerida. Et lihtsalt tulemusi see siis ei toonud, et ütleme, et eelnevad kampaaniad, mis ei olnud AI tehtud, olid siis olnud kuidagi tulemuslikumad. Ikkagi, et meil on muidugi disainerid ja kõik, et kui see ikkagi, mina ütlesin ka lõpuks, tegin selle kokkuvõtte, et sisu oli palju, me saime väga palju, nii palju kui tahad, võid postitada terve päev, eks ju, aga et kui need pildid on ikkagi halvad ja kui kuskil on mingi nurk natukene käändus ja ei ole võib-olla kõige parem image, eks ju. Sa räägid pildidest, aga kas tekstid olid siis enam-vähem okeid või? Enam-vähem jah, et kindlasti saab paremaks, aga täitsa enam-vähem. Aga eelmine aasta oli see, pildid olid veel palju lapsekinga tõmbas ka, et nüüd on juba Claude Design ja kõik asjad. No väga huvitav, ma mõtlen, et et tegelikult ju tahaks näha, et kuidas teil nüüd see kampaania läheb, et aga ilmselt see Eesti turule ei tule, et kust näha seda, et kuidas nüüd need uued automaatsed Google reklaamid, et kuidas need välja tulevad? No seda hakkame nägema, et nüüd ka, ta kirjutaski eile, me vaatasime üle, et ta kirjutas selle esimese copy, et paar sõna ma muutsin ära, et copy oli päris hea. Targeting, et seda nad suudab AI juba sättida ja üleüldiselt ju reklaamide targeting nii Meta kui Google, et vanasti oli see, et turundaja sai väga täpselt, et see asi, isegi Eesti turul siin ma töötasin mõne Eesti agentuuriga ka koos, et turundaja sai väga täpselt määratleda, nüüd on lihtsalt algoritm, et lihtsalt pane ja meie otsime sulle, eks ju, et ja mis toob paremaid tulemusi? Ma ei oskagi öelda, ma arvan, et suurema enamiku jaoks on see algoritm, aga ma arvan, et need osad, see väike ports inimesi, kes teadis väga täpselt, kuidas targetida, et see ikkagi vanasti sai nagu väga täpselt ära öelda, et ma tahan seda. Et muidugi nad ütlevad, et algoritm on parem ja 95% jaoks on parem, ma arvan, aga see 5% sai ka vanasti väga hea nagu selle kätte, ma arvaks. Ja teil on B2B turundus, et ma saan aru, et te kasutate nii Metat kui Google'it, aga et kumb teie kogemusel siis B2B turunduses tegelikult paremini töötab? Meta ei ole meil väga hästi töötanud, et Google, et samamoodi meil konkurendid, et Google on ikkagi palju tugevam, et seal juures muidugi outbound müügitiim, et müügitiim töötab ka väga hästi, aga pigem ütleme, võib-olla, nüüd me hakkame katsetama, et võib-olla kui me leiaks väga mingi viral influenceri ja TikToki, et TikTok oleks ka lahe, aga ütleme Meta pigem B2B's üleüldiselt ma näen, et see Google on see number 1 driver, Meta on seal taga, et ei ole nii tugev. Aga missuguses Google'i kanalis siis, et kas see on nagu YouTube'i pigem või lihtsalt Google'i otsingud? Rohkem otsing, search, et meil on, ütleme, nii vapustavalt hea domeeni nimi ka, et kui keegi midagi shipping ehk siis pakisaatmisega kirjutab, et siis me suudame seal olla. Aga kui vana ettevõtte see, ma mõtlen, kuidas, et mis aastal ta selle domeeni nime sai siis ära osta? Ettevõte ei olegi nii vana, et ettevõte on aastast 2018, kui ma ei eksi. Aga domeen oli siis kuidagi varem juba ära tal oli nii palju, kui ma omaniku käest tean, et tal ühel tuttaval oli domeen ja omanik oligi siis paar aastat varem müünud ühe teise suure logistikettevõtte maha ja siis sõber ütles, kuule, et proovi. Väga lahe.
jah, see läheb juba natuke teise teemasse, aga Jah. mingi aeg oli põnev, et need inimesed, kes õigel ajal on ju, ostsid ära mingid domeenid, et said hiljem neid siis Sama nagu siin oli nüüd maha. see eesti.ai oli ju ka mingi suur teema, et jaa, oli jah, nii täpselt ei mäletagi, aga et mis ja kuidas, aga mis sa ütleksid, et mis on selline asi, et kus sa ise näed, et ikkagi see inimene turunduses ja müügis kõige rohkem väärtust annab, et mida ei saa ära automatiseerida kohe või vähemalt mitte veel? ma arvan 2 asja, et üks on loovus ja teine on strateegia. Et ma just lugesingi ühte huvitavat raportit hiljuti, et tegelikult ju AI ikkagi väga palju käitub selle järgi, mis me talle sisendi anname või mis me anname. Et nüüd on lihtsalt artiklis toodi välja, et väga palju keskpäraseid nii-öelda turundajaid, kes siis teevad neid keskpäraseid turundusasju palju-palju kiiremini ja palju rohkem, sest AI võimendab seda. Et ma arvan, et see inimese loovusstrateegia, et tegelikult see peab olema väga-väga niisugune kõrge, sellepärast et siis see AI suudab ka teha. Et muidugi AI suudab vastu rääkida ja anda ka võib-olla paremaid nippe, aga üldjuhul ikkagi ta tegutseb selle järgi, mis talle ette antakse. Et kui sa lihtsalt küsid talt strateegiaid, tal on kõik strateegiad olemas ja ta võib sinuga rääkida, aga kui sa turundajana suudad ikkagi välja mõelda, mida täpselt sinu sihtgrupp tahab ja võib-olla ongi natukene out of the box, et kuidas sinna jõuda või mida teha, et siis see on see pluss ja siis AI aitab seda võimendada. Olen täitsa nõus. Ja seal ongi see, et sa pead ikkagi tuginema päris andmetele, et mida sinu sihtgrupp on siis tegelikult on ju ütelnud ja kust, ja siis tuleb mõtelda, et kuidas need kätte saada, need andmed on ju, et mis siis on ka päriselt ausad. Et ma ise olen kasutanud just pigem siis sellist sisu, et kus mulle tundub, et inimesed vähemalt vastavad ausalt, et see võib olla erinevad Facebooki grupid, nii edasi, et kus siis tegelikult mida analüüsida ja mida AI abil saab nüüd analüüsida nii palju kiiremini ja lihtsamini ja sealt siis siuksed need nii-öelda päris soovid üles leida, on ju. Täpselt, Reddit on ka hea platvorm ja ongi foorumid ja mina Redditit ei ole väga palju kasutanud, ma ei saa aru, kuidas see töötab. Seal on väga palju inimesi, kes lihtsalt räägivadki kõik enda südamelt ära, et kas nad complainivad millegi üle või mingi muu asja, aga sealt on nagu väga hea, ütleme, lugedagi sihtgrupi kohta, et kuidas nad mõtlevad, mis sõnu nad kasutavad kõike aga seal on vist ikkagi see üks kindel sihtgrupp, et vist ongi sellised nooremad mehed, kes ei on ole, Redditis. seal tegelikult mina ka, ma ei ole kunagi olnud Redditi, ma ei ole vist ühtegi postitust teinud, aga tegelikult üle maailma igas vanuses inimesi kõike, et sealt leiab kõik, et kindlasti turundajatel soovitan seda market research'iks kasutada. Okei, hea soovitus. Aga mis sa ütleksid, et mis on selline asi, mis sa nüüd tänapäeval turundajana kindlasti enam ise ei teeks? Et mis ongi selline asi, et AI, et ma juba ise selle pärast nagu mõtlema või muretsema, et võib-olla ongi esimene numbrite analüüs, et muidugi inimene peab üle vaatama, kas AI võib eksida, eks ju, et inimene peab üle vaatama, kas see on reaalne, mis ta sai sealt AI käest, et seda enam. Ja pigem ongi võib-olla väga palju seda tehnilist oskust, nagu seda saab automatiseerida, et ma näen, et jääb palju vähemaks, et samamoodi ma võin natukene jagada, et me ise ka enda platvormi hetkel me muudame täiesti, ei oska öelda, kaua see aega võtab, aga me tahame ka muuta täiesti nagu AI põhiseks, et sa saad samamoodi tulla meil platvormile, kirjutada tere ship või midagi sellist ja siis AI annab sulle tere, teile said 10 pakki, ma juba täitsin kõik vormid ära, kõik customs, kõik ütleme tollivormid, kõik asjad täitsin ära, need on sinu tavalised möödud, sinu tavalised pakikaalud, see on sinu tavalised pakisaatmis siis meetodid või carrierid, eks ju, transpordiettevõtted, keda sa kasutad, kas sa tahad, et ma saadan ära. Et me loome ka siis täiesti muudame enda ettevõtted niimoodi AI põhiseks, et meil ütleski pea developer ehk siis arendaja eesti keeles, et miks õppida miks õppida, kuidas kasutada Shipi, kui Ship saab sinuga lihtsalt rääkida ja iseennast kasutada. Et samamoodi kõikide nende Google Adside seadistamine ja kõik need asjad, et vanasti ma arvan suur osa
ajast ja suur osa koolis ka, kui sa õpid, et on, kuidas mingi platvorm töötab, et kuidas seal asju sättida, et mingi ülevaade peab kindlasti olema, aga kui sa juba tead seda, kui sul on see ülevaade olemas, et siis tegelikult AI saab selle sättimise tehnilise osa kõik sinu eest ära teha. Et mina pigem näengi, et siis sina just kasutad enda seda loovust, enda strateegiat ja AI teeb selle tehnilise poole ära. Sa oled iseennast palju koolitanud ja pannud ikka väga palju aega ja kõike seda sisse, et jõuda sinna, kus sa praegu oled. Et kas sul vahepeal sellist tunnet ei tule, et et see kõik oli justkui nagu natukene asjata, sellepärast et AI teeb nüüd neid asju nagu kiiremini ja teeb need ära. Sugust tunnet ei tule peale? Eelmine aasta natukene oli, et eelmine aasta oli, kuna eriti kuna ma olen ka seal Ameerikas ja võib-olla natukene esirindel nende asjadega, et see, ütleme, mull, mis minu sotsiaalmeedias või minu ümber on, et kõik kasutavad ja kõik teevad ja kõik automatiseerivad enda, ma ei tea, söömise ka ära, eks ju. et tegelikult asi nii hull ei ole, et samamoodi Ameerikas öeldakse, et ja minu juht ütleb ka kogu aeg, et AI ei võta su tööd ära, kas turundajana või üleüldse mis iganes inimesena, aga sa kaotad enda töö, kui sa ei oska AI-d kasutada. Ehk siis tegelikult sealne pilt on jah, et te näete võib-olla uudistes ka, et suured ettevõtted lasevad paljusid inimesi lahti, aga tegelikult kui sa oskad AI-d kasutada ja sa oskad seda siis enda töö jaoks ka ära kasutada, et see tõstab sinu väärtust väga palju. Et jah, alguses ma ka natukene mõtlesin, et kõik strateegiad, kõik asjad, et kõik saab nagu kätte, aga tegelikult see AI annabki nagu väga ühtset vastust võib-olla, et kui kõik teevadki seda sama ühte soovitust, ilma mingi suure sisendita ja ilma mingi erinevuseta, siis kogu see turundus lähebki samaks. Et ma näen väga palju, et ongi mingi out of the box kampaaniad või natukene rohkem emotsionaalsem mõtlemine või see, et see turunduses ikkagi jääb ja aitab hetkel. Me oleme sellest juba natukene rääkinud, aga küsin veel üle, et kas teie oma ettevõttes, et olete loonud agente, et kes siis aitavad teil turundustegevusi automatiseerida? Jah, et natuke juba rääkisime erinevaid agente, siis ütleme üksiktegevuste jaoks, et samamoodi kas või, et hommikul logid sisse ja siis sul on raport, et mis on numbrid või mis kus juhtus, et ja sotsiaalmeedia ads, et meil on väga palju erinevaid selliseid. Võib-olla natuke huvitavam asi, mis me ka just nüüd nädal aega Las Vegases olime koos ja turundustiim oli mul ka seal, et mida me tegime, oli, et me lõime siukse ettevõtte sisese ship.com marketing brain. Ehk siis meil on, ma ei oska öelda, kas see on kõikidel ettevõtetel või ainult suurtematel, aga meil on Claude'iga siis nii-öelda ettevõtte konto, et kõik inimesed meie organisatsioonis saavad siis kasutada seda sama Claude'i ja ta õpib kõigilt ja ta teab kõiki. Ja siis me laadisimegi üles kõik turundusmaterjalid, mina andsin natukene inputi, et mis on siis see kõige viimasem branding ja tone of voice ja eesti keeles saad aidata mind. Stiil ja... Stiil ja kõneviis ja kõik need. Ja lõime siukse üleüldise ettevõtte marketing braini, et iga inimene, kes meil ettevõttes on ja iga turundustiimi liige ka, et kui ta räägib Claude'iga, et ta saab eraldi öelda, et kasuta seda või siis ta saab kohe siis vastust, et meil oleks emailid samamoodi, sotsiaalmeedia turundused, mida me ütleme, mida me ei ütle, kuidas meil tavaliselt postitused on, mis kõige parem on ja mis mitte. Ja see siis ise õpib niimoodi edasi, et niuke suurem aju või agent, et see on võib-olla huvitav. Ehk siis, et ka inimesed, kes ei ole otseselt turundustiimis, aga saavad seda sama aju siis kasutada. Nüüd ma just nägingi, et support tiim, näiteks klienditoe tiim kasutas seda, et ka enda vastuseid natukene võib-olla muuta või midagi sellist. Väga põnev. Ja enamasti te olete siis kasutanud just Claude AI? Jah, Claude AI selle põhiselt. Ja ma nägin just eile öösel tegelikult tuli välja selline asi, ma ei tea, kas Eestis ka see juba on Claude for Small Business. Et nad üritavadki siis jõuda ka väiksemate ettevõteteni ja seal olid juba minu arust mingid agendid või võib-olla mitte agent, aga workflow oli sees, et sa said raamatupidamist ja HubSpoti ja natukene mingeid asju automatiseerida, et võib-olla siis
mulle tunduski, et nende press release'i koha pealt, et see oligi siis natukene ette tehtud siukseid workflow'sid, et siis aitaks nendele väiksematel ettevõtetel ka järgi jõuda. Kas sa mingeid ohukohti ka näed kõige selle asja juures, et või kas või see turvalisus, et te lasete ju siis selle, kas või see marketing brain, et on teil kuskil igal pool arvutis, saab kõige ligi, et kas seal mingeid selliseid kohti ka on? Jah, minu puhul tehaksegi nalja, et ma olen see eurooplane seal ettevõttes ja kõik teevad alati GDPR, et Okei, USA-s see ei kehti. Ja mina olin ainuke see, kes ütles oot, aga et nüüd peab nagu vaatama, et jah, et ikkagi ongi, et selle jaoks on vaja eraldi tööarvutit ja Google'i profiilid ja emailid ja kõik asjad peavadki olema töö või emailid. Mina ütlesin kohe, et mina ei taha enda personaalselt asja sinna sisse, et võib-olla ongi, kui ma isegi töötan mingi teise kliendiga ka, aitan näiteks strateegia või go-to-market koha pealt, et pole vaja, et siis aju, loeb mu mingit muud faili. Aga tegelikult Claude'is ka sa saad ära limiteerida, mis folderile ta ligipääs on. Võib-olla, et anda kuulajatele spetsiifilist nagu näpunäidet, et siis pange see Claude'i folder kohe endale kettale D või C kettale nagu sinna root või siis sinna kõige kõrgemasse siis kohta, et kui te panete selle eraldi kuhugi dokumentsidesse, et siis ta tegelikult ikkagi näeb dokumentsi ja siis ta näeb kõiki neid ülemisi foldereid. Et hoidke seda Claude'i folderit nagu kõige ülemise folderina, et siis ta ei peaks sul laiali minema, otsima ja samuti võib-olla kirjutage juurde mõned instructionid, et ma ise nägin ka, et samamoodi kui me testisime seda turundusarvutis, et siis tegelikult ta üks hetk hakkas faili otsima nagu igalt poolt, kuigi ma olin pannud talle selle konkreetse folderi, et siis ma kirjutasin ka, et ikkagi vaata seda nagu folderit. Et ma arvan, et eriti kui ettevõtted hakkavad tegema selliseid asju, et väga tähtis on, et sa hoiad ikkagi selle enda eraprofiilid ja ettevõtte profiilid nagu lahus. Et aga ameeriklastel oli täiesti savi, et mina olin ainuke, kes seal natukene oli niimoodi, et ma ikka pean vaatama nüüd, et mis arvuti ja kus arvutis, et jah, ohumärgid suuremast poolest, et eks seda ei tea, mida nad arendavad ja seal Ameerikas on ju uued mudelid on juba olemas, millel valitsusel ja teistel on ligipääs, et siin me ei pea mingit vandenõuteooriatest rääkima hakkama, et turunduse podcast, aga et ei tea, kuhu me jõuame. Aga hetkel vähemalt on positiivne, et ikkagi aitab inimesi palju. Jah, ma ütlen, et eks ma ise ka katsetan, aga lihtsalt, et seal ongi see, et isegi kui sa annad need käsklused, mina ei tea, et kas ta jääb siis nende piiridesse, et kas ta siis on ainult seal folderis või ta tegelikult ikka läheb, ma ei tea, kuskile veel, et aga eks siis jah, ongi alati on ju, et ei ole ainult nii, et sa saad ainult head, et iga asja puhul võib olla natukene see teine külg ja siis see kasutaja peab ise nutikas olema selle juures. No hetkel õnneks ühelt poolt nagu mul ütlevad ka need IT-inimesed, et ta ei loe nagu kõiki neid teisi faile, et isegi kui ta otsib midagi kuskilt, siis ta otsib ainult seda, mida ta otsib, et ta niisama nagu ei loe kõiki. Aga samas Facebook, Google, nad teavad kõike meie kohta niikuinii telefonid kuulavad selles mõttes, et see on ameeriklaste väide selle AI põhjal, et niikuinii kõik juba teavad. Okei, et pole midagi uut. Nojah, aga mida sa soovitaksid inimesele, kes alustab turundusega alles praegu nullist, näiteks tuleb sügisel meile siia õppima, et mis oleksid need oskused või et millele ta võiks kõige rohkem keskenduda siis meie sellises AI turundusmaailmas? AI turundusmaailmas üks kindlasti AI kasutamine, aga enne seda turunduse poole pealt ma arvan ikkagi, et võib-olla, ma ei oska öelda, kas just baasteadmised, et siin teistes teie podcastises inimesed on ka rääkinud 4P-d või 7P-d või tegelikult vahet pole, mis P-d need on, aga lihtsalt inimese psühholoogia, et inimpsühholoogia, et seda võiks teada, et mis paneb inimese ostma, mis paneb inimese tegutsema ja üldpildis ongi jah, et mis võib olla strateegiaid asju kasutada, et see AI saab sinuga põrgata ja AI kindlasti täidab su käsklusi, aga et inimpsühholoogiat, kui sa ise seda tunned, oled õppinud erinevaid lähenemispunkte, mida saab teha, mida võib teha, et siis oskad seda AI-d suunata. Aga mis sa ise ütleksid, et mis on see kõige peamisem asi, mis paneb inimest ostma? Kõige peamisem asi? Kõige peamisem asi on vajadus
ja eks see vajadus siis tuleb kas hirmust või tahtest tavaliselt. Jaa, see on, miks ma seda küsisin, et see on üks valdkond, mis mind ennast ka nagu turunduse maailmas kõige enam paelub. Selline, noh, võib öelda selle kohta justkui käitumisökonoomika, kuhu need kõik lähevad, et tahtsin lihtsalt kinnitust saada sellele, et ma arvan samamoodi. Samamoodi. Et noh, vanasti Ameerikas ka tehti hästi palju seda hirmupõhist turundust, eks ju, noh, et see on niisugune eetiline piir on seal, et noh, vajaduspõhine, et see tahtepõhine, et noh, mulle meeldib natuke see rohkem, et hirmupõhist öeldakse Ameerikas ka, et sa saad ikkagi palju rohkem, noh, tuua siis käivet ja eks ma olen ise ka kirjutanud, aga mina ise vähemalt, et enda südametunnistus oleks puhas, et ma alati olen ikkagi selle eetilisuse piiri peal seal, et jah, et tegelikult turundus ju noh, ei ole see, et sa midagi inimesele pähe määrid, vaid see, et sa aitad tal nagu aru saada, et see asi tegelikult aitab teda. Et kui see asi teda ei aita või noh, toode on halb, et siis polegi mõtet kellelgi osta, et siis pole turunduse pointi. Turundustrendidest me oleme sinuga rääkinud, aga siia küsiks veel seda, et kas oskad välja tuua ühe trendi turunduses, mis on hetkel kuidagi ülehinnatud ja võib-olla midagi, mis on ka alahinnatud? Okei. Ülehinnatud ma ütleks kindlasti AI outbound, ehk siis AI, ütleme, külmad müügiagendid ja AI külmad müügi e-mailid. LinkedIn on seda väga täis hetkel ja kõik automatiseerivad enda müügitiime ja noh, kuna mul ise ma olen ka juhina kirjas, et ma saan iga päev 20 või 50 seda külma e-maili, et teeme seda, aga noh, on näha, et jah, et kuskilt mingi info AI otsis välja, võib-olla pani selle e-maili, aga noh, ta on ikkagi tundetu külm ja mina ei näe, et sellise massi juures ta nagu väga töötab. Kas sa siis ise juba ignoreeridki selliseid kirju? Sisuliselt jah. Et noh, AI-d ma arvan peab kasutama jällegi, et sa saadki, kui ma ka võib-olla kellegi uuega kontakti võtaks, et muidugi ma kasutaks AI-d, et ma leiaksingi, et kus sa käisid hiljuti, kus sa puhkasid või mis su mingi lemmikturundusteema on ja siis AI saab panna selleks esimeseks lauseks, aga ma arvan ikkagi, et see hetkel vähemalt, kui ikkagi robot sulle helistab, et hetkel on see natukene niisugune sinka-munka, et paar päeva tagasi oli just uudis oli, et selline ettevõte nagu Monday.com, turundajad arvatavasti teavad, eks ju, noh, ma ei tea, mis täpselt planeerimis niisugune software, et headline oli, et lasi lahti kõik enda siis SDR, Sales Development Representative, ehk siis müügiinimesed 100 tükki päeva pealt, et nüüd kasutab AI-d siis selleks noh, müügiks nii-öelda. Aga mis seal ettevõttes tegelikult toimus, mul on ka tuttavad seal, et mitte nad ei lastud lahti, vaid kõik liigutati siis inbound pealt outbound peale. Et enne siis oli need 100 müügiinimest, et kui keegi tuli päring sisse või küsimus sisse, et et noh, selline profiil ja selline ettevõte ja siis need 100 inimest nad siis analüüsisid, kas ta on fit või ei ole fit, mis asja pakkuda, et seda saab kindlasti AI teha, et ta vaatab inimese profiili üle ja inimene on juba ise huvitatud ja siis ta annab seal mingi vastuse, et tegelikult neid otseselt ei lastud lahti, et see tiim siis liikus outboundi peale, et ikkagi need inimesed nüüd ise siis noh, ütleme, võtavad ühendust. Et ma arvan jah, et see 100% enda müügitiimi niisugune külm automatiseerimine, et see külm on natukene hetkel veel kahtlane, et pigem on robotlik. Aga siis mingi trend, mis on alahinnatud? Alahinnatud? Võib-olla, mis minult hiljuti on küsitud ka, et kuigi me tegime seda juba paar aastat tagasi, et võib-olla hetkel ongi, et need, ütleme siis, klienti sisse toovad strateegiad, Google Ads, Outbound, kõik need asjad saavad väga palju fookust, aga võib-olla allahinnatud on natukene life cycle, ehk siis elutsükli turundus eesti keeles, ma arvan. Et samamoodi meil, kui ma siis Shipis sain turundusjuhiks, et siis me muutsime terve enda siis selle trial ehk siis prooviperioodi süsteemi, et me muutsime, millal seal on pop-up'id, millal lähevad e-mailid,
mis on esimesed ekraanid, mida inimene näeb, kui ta sisse tuleb, et nagu kuidas teda suunata. Et me muutsime selle ära ja meil oli koheselt poole aastaga meil oli 108% siis konversiooni tõus, mis tähendab, et sama palju inimesi tuli sisse, aga tegelikult 2 korda rohkem siis tuli lõpuks makstud klientideks. Et ma arvan, et ettevõtted peaksid kindlasti vaatama enda seda elutsüklit, retention ka inglise keeles on natuke teine, aga hoidmine, et sa võid teha väga palju optimiseerida selles inimeste toomises, aga kuidas sa siis tegelikult neid inimesi kohtled, et võib-olla läheb juba raskeks Google Adsi või mis iganes toomise süsteemi paremaks tegemine, et siis vaata, et kuidas sa saad äkki elutsüklit paremaks teha ja sa saad võib-olla kliendilt 2 korda rohkem raha või 3 korda rohkem raha või ta on rohkem happy, õnnelik ja on pikemalt. Teine asi, mis mina alati räägin, mis on alahinnatud, kuna kõik on nii online, kõik on nii digitaalne. See, kust mina hakkasin õppima turundus ka on otsepost, otseturundus. Et mis mind turunduse juures võib-olla kütkestas ongi, kui ma copywritimisega alustasin, et Ameerikas tegelikult ju see vana turundus oligi otseturundus, otsepost, et samamoodi Mercedes või Rolls-Royce saatis, eks ju, niisuguse 30 leheküljelise siis nii-öelda artikli postkasti inimestele ja see lugeski nagu võib-olla mingi raamat või artikkel, aga tegelikult see oli väga läbimõeldud, kuidas see on kirjutatud, millele nad rõhuvad, mis see pakkumine on ja siis oli mingi niisugune invaluable offer, et siin noortel on kindlasti väga populaarne Alex Hormozzi, keda nad jälgivad, et siis tema räägib väga palju sellest pakkumisest, et see otsepost, et see just see kirjutamine ja see psühholoogia. Et samamoodi ma arvan tänapäeval, et kuidas meie ka Shipiga oleme teinud, me ei ole võib-olla nii viraalne ettevõte, et kõik ei kirjuta sellest, aga kes teab ettevõtted nimega Clay, hetkel üks kiiremini kasvavaid AI ettevõtteid, kes ongi siis selle outbound turunduse peal, et nende nimi ongi Clay, Savi, ja nad saatsid siis enda siis top nendele klientidele, keda nad tahaksid, suurtele ettevõtetele, siis niisugused savikuulid ja mingit nänni ja mingit sihukest asja ja siis see läks igast meediasse, et meie oleme samamoodi teinud, et kui mul on ikkagi keegi, keda ma tahan partneriks, kellega on vaja siis kõne teha, saada Shipiga kõnesse, et ma oleme saatnud, näiteks ma olen leidnud, et kellelegi juhile meeldivad vinüülid, et saatsime siis ettevõtte juhiga Elvise vinüüli talle ja et niimoodi siis saada seda attention'it, sest kui sa saadki iga päev 100 e-kirja, et sa ei vaata neid, aga kui sa saad siis midagi päriselt, et siis see võib-olla jälle näitab seda. Ja Eesti, väga põnev ja Eesti mõttes on võib-olla kuidagi isegi suurem garantii, et see kindlasti jõuab selle inimeseni, aga USAs siis ma ei tea, et ikkagi kui seal on selle CEO nimi peal, et siis ikkagi see lõpuks tihti see jõuab sekretärini, eks ju, tihti see jõuab lihtsalt sinna ettevõttesse infolauda kuhugi, aga on suur šanss, et seal tehakse lahti ka ja siis pane kiri juurde sellele juhile või keda sa tahad, eks ju, et vähemalt, et kui on mingi asi, et siis nad vähemalt teevad lahti selle äkki. Ja me jõuame jälle selle inimpsühholoogia juurde, et ongi, et sa pead ise kuidagi siis esiteks leidma selle info ja tabama ära, et mis konkreetselt selle inimese puhul võiks olla see selline asi, mis paneb silma särama ja kuidagi on ju seda tähelepanu tõmbab. Täpselt, jah. Aga lõpetuseks, Kennet, küsiks veel seda, et aga praegu, mis on see üks asi või millest sa ise ennast kõige rohkem harid, mida sa juurde õpid siis turunduse ja müügivaldkonnas? Hetkel ma harin ennast ka kogu selle AI automatiseerimise kallal, et ikkagi jah, kuidas kõiki neid süsteeme nii-öelda siis kokku panna ja mis on väga suur probleem, et sa saad selle süsteemi kokku panna, aga hetkel ta mingi asi ei tööta, mingi error, midagi läheb katki. Et ma samamoodi harin ennast, et kuidas siis neid agente nii-öelda töökorras hoida, aga jah, et nii minule kui ka paljudele ma olen rääkinud, et paljudele tundub see niisugune AI võidujooks natukene, jällegi Ameerikas on võib-olla see suurem kui Eestis, et ma ka ikkagi alati mõtlen, et okei, et rahu, et pole hullu, et ei saa nagu niimoodi täielikult sellesse ära kaduda, ma arvan, et peab ikkagi samamoodi mõtlen, mul oli just üks teine ajakirja intervjuu, et kõik üritavad asju automatiseerida, aga mõtle, kas sul on üldse vaja seda automatiseerida, et mõned inimesed, nad kulutavad
terve nädalavahetuse või 30 tundi, et ehitada mingi asi, mis säästab neil siis see $10 kuus, aga noh, sinu 30 tundi on ju palju rohkem väärtuslik kui selle asja ehitamine. Et kindlasti peab vaatama, hoidma silma peal, et mis see AI teeb ja mis need arengud on ja ma arvan, et väga hea on hakata katsetama, et kuidas see saab sind aidata ja kuidas midagi automatiseerida, aga ma arvan, et sinna ei tohi ära kaduda, et samamoodi see inimpsühholoogia sellele peab ikkagi ka mõtlema, et mida sa sinna AI-sse sisse paned ja mis sealt AI-st välja tuleb ja see, mis sealt välja tuleb, et selle teha võib-olla inimlikumaks. Ja mind ennast huvitab, et küsin veel seda ka, et kas sa oskad nimetada võib-olla mõned inimesed, kes on sind turunduses kõige rohkem mõjutanud, või mõni raamat või võib-olla mõni inimene, kellel on YouTube'i kanal, et mida võiksid meie kuulajad ka jälgida? No minu enda copywriting mentor, ta on juba vana mees ja videod on sellised monotoonsed, väga igavad ja väga palju ei ole ka leida enam, et John Carlton, väga kõva copywriter Ameerikas, et keda huvitab niuke nagu see psühholoogia ja copywriting, et siis ma kindlasti soovitan tema materjale vaadata, et ärge ehmatage, kui tal on mingi aastast 2000 veebileht, et info on hea, ma luban. Aga hetkel kes meil kõige võib-olla kuulsam ongi Alex Hormozi. Hormozi ma ütleks, et tema natukene on ka palju haipi, et ta on siuke hästi hustle culture, töötab 24/7. Ma tean palju inimesi, kes tema tiimis on, et ikkagi tiim teeb ka väga palju ära, et on niuke persooni bränd. Ma arvan, et kui ma alustasin, kes veel väga palju mõjutas, Russell Brunson ja ClickFunnels, et ma tean Eestis ka palju turundajaid, kes ongi alustanud agentuuri või tegelevad sellepärast, et tema nagu lõi siis selle nii-öelda või populariseeris funneli, eks ju, et eesti keeles müügitunnel. Jah, müügitunnel, eks ju, et tema nagu siis on selle populariseerinud ja siis ma olen paljude coachidega koostööd teinud, kes nagu siis temaga on ka tuttavad, et Russell Brunson, tema raamatud, ma arvan, on päris head ja John Carlton, ütleme niimoodi, alustas ja AI koha pealt hetkel, kes on, võib-olla ma ütleks, ta on niuke 10 sammu natuke liiga ees, et kui kuulate teda, siis võtke nagu rahulikult, et Eric Siu, et tema on niuke AI, tal on enda turundusagentuur, ta on niuke turundus AI influencer nüüd. Okei, no väga, väga põnev. Ja et kui nüüd meie kuulajatel, vaatajatel tekkis sinu vastu rohkem huvi, kas nad võivad LinkedInis sind lisada kontaktis või kus nad sind leiavad? Jah, ma arvan, LinkedInis on kõige parem, et LinkedInis ongi Kennet Karl Parkja nimi ja see handle on /Kennet Parkja. Aga suured tänud, et sa tulid siia, rääkisid meile, kuidas on kõik need AI arengud USAs ja minul oli väga põnev sind kuulata, loodan, et teistel ka ja soovin sulle palju edu turunduse ja müügimaailmas. Suur aitäh kutsumast, ma loodan, et kuulajad said siit nii mõnegi hea näpunäite ja nipi. Kindlasti. Aitäh! Aitäh sulle!